tere, täna ma räägin Euroopa ja Osmanite riigist ja moslemitest. Kuidas Osmanite riik alguse sai? Osmanite riik oli paljud rahvusline riik, mis sai oma nime Osmanite dünastiast. Osmanite impeerium asutas 1299. aastal Anatoolia Türgi hõimude juht Osman I. Osman I laiendas oma kuningriiki, ühendas paljud iseseisvad Anatoolia riigid ühe valitsuse alla. Osman moodustas ametliku valitsuse ja võimaldas religioosset sallivust inimeste suhtes, kelle ta vallutas. Selle aja kohta oli see Euroopa kõige suurim ja võimsam naaber. Sellel oli mitu pealinna, nende nimed oli Bursa, Edirne ja Istanbul. Istanbul ehk endine Konstantinoopol. 1453. aastal vallutas Osmanite impeerium Mehmed vallutaja juhtimisel Bütsantsi impeeriumi pealinna Konstantinoopoli. Linn nimetati ümber Istanbuliks ja sellest sai Osmanite impeeriumi uus pealinn. Osmanite impeerium saavutas oma haripunkti Suleiman suurepärase valitsuse ajal. Ta valitses aastatel 1520 kuni 1566. Selle aja jooksul laienes impeerium ja hõlmas suurt osa Ida-Euroopast, sealhulgas Kreekat ja Ungarit. Osmanite impeeriumi langus. Osmanite impeerium hakkas langema 1600. aastate lõpus, seal hakkas laienemast ja hakkas seisma silmitsi India ja Euroopa majandusliku konkurentsiga. Sisemine korruptsioon ja halb juhtimine tõid kaasa pideva allakäigu, kuni impeerium kaotati ja Türgi riik 1923. aastal vabariigis kuulutati. Juht ja juhi tiitli pärimine. Osmani impeeriumi juhti kutsuti sultaniks. Sultani tiitli päris vanim poeg. Kui uus sultan võimule võttis, pani ta kõik oma vennad vangi. Kui tal oli troonipärijaks poeg, laseb ta oma vennad hukata. Hirissüsteem. Osmanid rakendasid milletisüsteemi, mis andsid impeeriumi erinevatele usukogukondadele nagu kristlastele ja juutidele märkimisväärse autonoomia. Topkapi palee. Istanbulis asuv Topkapi palee oli peaaegu 400 aastat Osmanite sultanite peamise elukohana ja nüüd on see keisrlike kollektsioonide tutvustav muuseum. Janitšaarid. Janitšaarid olid Osmanite armee jalaväe eliitüksuse, mis koosnesid algselt kristlastest, orjadest, kes pöördusid islamiku ja muutusid sultanite ägedalt lojaalseks. Arhitektuur. Osmanite arhitektuur, sealhulgas mošeed nagu Sinine mošee ja Süleimine mošee on tuntud oma keeruka kujunduse ja suursuguse poolest. Huvitavad faktid. Osmanitlastel oli üsna huvitav huumorimeel. Näiteks neil on kombeks rääkida nalju avalike tseremooniate ajal, isegi lahingute ajal. Osmanite impeeriumil oli ka hüüdnimi, seda kutsuti ka Euroopa haigeks meheks. Seda kutsuti Euroopa haigeks meheks, kuna see on märk sellest, et kunagine suurvõim on nüüd langemas. Minu arvamus. Minu arvates oli Osmanite riik väga huvitav ja selle kohta oli tore lugeda.